tere, mina olen taas Ülle Puu ja lubasin panna üles video, kui mul on Osho dünaamilist meditatsiooni tehtud 14 päeva. Ja täna sai 14 päeva täis. Ma olen endiselt teinud seda meditatsiooni igal hommikul. Reeglina 6:15 ärkan ja 7:15, 7:20 äärmisel juhul 7:30 hakkan ka seda meditatsiooni tegema. Ühel päeval ainult oli vist, kus ma tegin seda hiljem või siis ka nädalavahetused. Et siis ma kellaajaliselt teen hiljem. Siis kui ärkan, siis teen. Ja täiesti erinevad emotsioonid, erinevad tunded ja tõepoolest iga meditatsioon on erinev. Vaatamata sellele, et 14 päeva olen jutti teinud, siis see esimesed 7 päeva, see läks nagu lennates. Nüüd järgmised 7 päeva, need olid nagu raskemad. Ma ei ütleks, et nagu ületamatud või ma ei oleks tahtnud seda teha. Ma tahtsin teha. Mul oli kindel plaan, ma olen jumala järjekindel ja see meditatsioon kasvatabki vaimset ja füüsilist vastupidavust. Ja et sa siis saaksid vaimselt vastupidavam olla ka tavaelus, igapäevaelus erinevates situatsioonides. Kui on lõbus ja tore ja oled puhanud, siis on niikuinii kõik on väga lihtne ja tore. Ja ma ütlen seda ka veel, et võib-olla ongi niimoodi, et seda meditatsiooni inimesed ei taha teha siis, kui neil on raske. Mul on praegust nii kiire töö juures või mul on nii keeruline elusituatsioon praegust. Ma ei tea, ma tunnen ennast nagu nii väsinuna, et ma ei tea, mis mul viga on. Et just siis tegelikult tulebki teha. Et mina jõudsin täna sellisesse punkti, et miks ma seda siis teen siin. Ja jälle ma alustan lõpust, selle asemel, et algusest alustada. No see 8, 9, 10 päeva. Aga ma tahan selle ikkagi ära öelda, et mul tuli see ärkamine või märkamine, et miks see plõks käis ja miks sa siis seda teed, Et väga lihtne vastus, sellepärast, et iseendale restarti teha. Restardi vajadus, seepärast, et jaanuar ja veebruar tegelikult olidki hästi nagu vaiksed, ma olin kuidagi väsinud, vaikne, sõnatu. Ja. Et arvatavasti selle, mis arvatavasti kindlasti selle restardi pärast, sellepärast, et selline vastus tuli. Ega ma seda otseselt küsinud, aga ma olen nagu kergelt mõelnud, et miks ma siis seda siis üldse teen. Miks ma üldse teen seda siin, sest selle viimane nädal ma olen mõelnud, et miks ma seda siis teen. Ja mina nagu iga teine inimene tahab ikkagi mingisugust kasu sellest saada. Et mis kasu mul sellest siis on, et ma siin teen. Et miks ma seda üldse teen või mis ma sellest üldse saan. Mis kasu mul sellest on. Aga see on restardi jaoks. Eks kui 21 päeva täis saab, siis vaatan, kuidas restart mõjus. Aga et see meditatsioon, et üldse kõik aktiivsed meditatsioonid on sellised, et see on nagu järelküpsemine. Et meditatsioonid on tehtud ja kas toimub meditatsiooni tegemise ajal, selle järgus, selle 20 päeva jooksul, või siis kui ka teed teisi meditatsioone, siis kas selle ajal, sellel päeval, järgmisel päeval või siis ka järgmistel päevadel. Et samamoodi võib see olla, et mul 21 päeva saab läbi ja siis hilisemalt ma ärkan ja märkan. Vabandust. Nii. No nii, takkajärgi aevastused Et tegelikult aevastus on ka südame restart Siis ma tegin väikeseid märkmeid endale, et 8. ja 9. päev olid väga rasked. Ma absoluutselt ei jõudnud ja selles teises osas, kus oli see väljaelamine, väljaviskamine, plahvatus, totaalselt teadlikult hulluks minek.
siis mul mõlemal päeval olid okserefleksid. ja ma oleks nagu öökisin, täiesti öökisin, nii et midagi sealt nagu tuli veel vaimses võtmes välja. siis järgnevatel päevadel kas lihtsalt olen selle ära teinud ja instruktsioonis ka öeldakse, et näitle alguses, kui niisama ei tule. et täna siis ma ei ole varem nagu niimoodi nagu päris naernud suure häälega, siis tegelikult ei tohi ette mõelda, aga et ma mõtlesin näitlemise võtmes, ma ikkagi proovisin. no see ei olnud usutav ja sellest ei tulnud nagu midagi, ei arenenud sellest välja, mu keha ei hakanud nagu reageerima või midagi taas tootma sinna järgi. siis ja eile ma ei tundnud ka, et ma midagi oleks nagu sealt väga välja elanud, aga täna oli selline nagu mingi mure ja kahetsus ja enesehaletsus ja et sa naera küll selle alguses, et naer ja nutt käis käsikäes, on ju, et pigem oli nagu see. ja sa viskadki endast välja selle, mis vajab välja viskamist. siis 10. kord see jõudlus oli tagasi ja sihuke teadmine tuli, et lapsena ei saanud ennast sirutada ja nüüd sirutad. noh, sa sirutadki huu ajal ja sirutad ka seal, kui sa oled kivistunud, jäätunud. 11. kord oli väga leebe, paitav, natukene jõuetu. võib-olla see intensiivsus oli sihuke nagu pehmem või leebem ja mulle tundus siis jõuetu. aga ma arvan, see oli hoopis teistsugune kui eelnevad. 12. korda ma üldse ei mäleta, nagu blackout. eile 13 siis mis mul märkasin, oli see, et see tants seal lõpus, et see on täiesti mõttetu. mis ma siin tantsin üldse, ma ei taha tantsida, see ei meeldi mulle, olgu, ma teen selle ära. et sellise emotsiooniga see tants seal lõpuks tuli. ja 12, 13, 14, et tegelikult ma mõtlengi, et füüsiliselt ju jõudlus peaks kasvama, vastupidavus kasvab, sa harjutad midagi ja vastupidavus kasvab, aga see nädal on üleüldse olnud sihuke nagu väsinud. just see esmaspäev, teisipäev, kolmapäev. et kuidagi sihuke hästi sihuke nagu väsimuse tunne on ja ma ei läinud jõusaali ka. sest selle aja jooksul, mida ma meditatsioone olen ikkagi teinud, olen õppinud oma keha kuulama, et kui keha ütleb ikkagi, et ta on väsinud ja et sinu kehas toimuvad teistsugused protsessid ja energia lähevad nende protsesside töötamisele, siis ei ole mõtet ennast jõuga üle pingutada. ja ma olen õppinud ka ennast kuulama selles mõttes, et kas see on laiskus, kas see on lihtsalt laiskus, miks ei lähe, ei viitsi minna, on ju. või siis nagu ma ütlesin, et teadlik teadvustamine, et protsessid käivad kehas ja energia läheb nende protsesside toimetamisele. siis ja et sellist nagu üleplaneerimist ei tohiks olla ja ma arvan, ma mõtlesingi, et kui mul tuli see mittejõudmine, see et nii järgmisel korral ja hommikul ärgates ka 2 päeva järjest, ma arvan, et ongi see 12, 13 olidki need, et ma raudselt, mul on käed ilusti üleval ja ma huutan selle 10 minutit sellises mõnusas tempos ja ma jõuan seda teha. ja see inimene planeerib, jumal juhatab, on ju. tegelikult ei olnud niimoodi, tegelikult ei jaksanud.
et see on see, siis ma mõtlesin nagu takkajärgi, et see on üleplaneerimine. Öeldakse üle, et sa ei pea midagi analüüsima, aga kui ei analüüsi, siis sa ei saa ka teada, mida sa oled õigesti teinud ja mida sa oled siis valesti teinud või mida siis teistmoodi võiks teha. mina jõudsin järeldusi, et ära planeeri, hakka lihtsalt tegema, mis sa planeerid siin. et ja tee ära ilma planeerimata ja ära süüdista ennast, kui sa ei jaksa teha. et mina olen ikkagi see, et ma püüan täita need lubadused, mida ma olen andnud iseendale ja teistele. ja kui ma tunnen, et ma ei jaksa, ei jõua, aega ei ole ka tavaelus, liiga palju kuhjub asju, siis see südametunnistus hakkab koputama ja natuke rahutuks ja närviliseks lähen ka ära, et näe, ei jõua ja ei saa ja ei või ja mida iganes. et ja jällegi see ütleb, et ära planeeri. et plaane küll tegelikult ju tuleb teha, minu päevakava on kõik planeeritud ja, aga ma jätan alati oma päevakavasse augud sisse, ühesõnaga pausid. mingid asjad planeerin, et need võivad kauem aega võtta ja kui ei võta, siis on see minu puhkamise moment. ja kui võtab aega, siis ma just jõuan täpselt, ilma et ma peaksin iseendale ütlema, et ma pean nüüd, ma ei tea, kiirust ületama, et ühest punktist sinna jõudma või. ja kui tõesti juhtub, siis ma alati mõtlen, et ma jõuan õigeks ajaks või et teine inimene jääb hiljaks. tegelikult lähebki niimoodi. aga sellest ei tahtnud ma rääkida, tegelikult on ju Osho dünaamiline meditatsioon meil teemaks 14 päeva. ja täna oli tants väga mõnus. ma niimoodi nautisin seda tantsu ja keha täiesti ise tegi seda, tõesti oli see tähistamine. et tõesti see tants oli nagu nii mõnus ja jättis peale seda meditatsiooni nagu nii hea tunde sisse. et minu restardi tegemine siis jätkub. mis see endaga kaasa toob, eks näis. ja mul on ka tellitud 2 väemaali telliti minu käest. kusjuures täiesti erinevad inimesed ei tunne teineteist ja mõlemad on 50x60 suurusega. ja üks on meesterahvale ja teine on siis alles koorunud tibule, ühesõnaga katsikukingiks väikesele printsessile. et täiesti erinevad, aga et juhuseid ei ole olemas ja mina teen seda Osho dünaamilist meditatsiooni, minul on restart. et vaatame, mis sinna väemaalidele ka tuleb, et kas tuleb teise väega, teise hingusega. et ka minul on endal põnev seda protsessi nüüd jälgida, et mis nendele maalidele siis tuleb, et kes maalide tellimise osas tunneb huvi või tahab ka iseendale väemaali tellida, siis minu kodulehel taroka.ee on see teave kõik üleval maalide tellimise all. ja ma julgustan teidki endale restarti tegema. ja kolmapäeviti siin Viljandis ma teen endiselt kell 17:30 Osho aktiivset meditatsiooni. ja ma alustasin ka selle läbiviimist veebipõhiselt. ja veebipõhiselt toimib sama hästi kui saalis olles. et tulemused on väga head ja tagasiside on positiivne. nii et julget pealehakkamist teilegi. tulge ja olge liikuvad, julgege iseendale restarti teha. tulge ka laiskusest välja, nagu Osho ütleb, ärge olge laisad, olge virgad. ja kõike kaunist. täna on väga ilus ilm. päike paistab, sätendab lume pealt vastu nagu kristallid.
kõike kaunist teile.